seega on ka nemad igatpidi ootusärevad. Ja siit me läksime, Vaprus saab palli mängu panna. Kõrre. Tiismaa. Nüüd siin on natuke ohtlikum olukord tekkimas, Palberg saab palli maa ja löögi kohta tekkimas ja Palberg ise ei saa, aga siin on värava ees pall lahti ja Pärnu Vaprus lööb esimese tabamuse ära. Kuidas see nüüd tuli, ei oska mina öelda, aga Palbergi jätku järel on Veensalu värava ees täiesti üksi ja suudab selle palli tühja võrku suunata. Ja kogu Levadia surve päädib selle vana klassikaga, et kui ise ei löö, siis lüüakse sulle. Vaprus tuleb esimest korda tõsisemalt, ohtlikumalt ja esimene värav hoopis nende poolt on tõsiasi. Peatreener Kurro Torres on tõesti väga-väga kuri omade peale, aga selleks on ka põhjus. Siin lendas Joppe täie mürtsuga. Schönning Larsen. Korralikult see kõrre vastu konksutamas on ja on läbi ka pugemas. Pääsebki Karissalasse parema jalaga peale löök, aga see maandub küljevõrgus. Ja Jakovlev tuleb vasaku jalaga ohtlik löök sinna ette posti, aga Vain on vahel ja pareerib. 18 Martin Krist Palberg, 8 Silver-Alex Kelder, 9 Kristjan Kask, 10 Enrico Veensalu. Vaatame siit peaga päästakse löögile ja pall on väga ohtlikult värava ees lahti ja Levadia ei saa seda ikka võrku. Postist mööda. Vasaku jalaga pall Karissala suunas ja Tšao Pedro saab seal kuidagi selle omaks ka võetud, aga esimese hooga peale lööki järgne. Nüüd Sakar Liuka paneb peale, aga seal on Vainu vahel ja Kirss ei saa ka löödud. Niivõrd suures ahastuses, et seda kõike on tunda siia üles kommentaatori boksi ka, aga ei tule. Siit tuleb eemalt pomm, Jakovlev parema ajaga ja lihtsalt ja nüüd saadakse ikkagi rikošetist sisse see pall. Nüüd saab Jan Jakovlev selle värava kätte 53. minutil ja korraliku turm tuli, pandi siin kohe teise poole algusest Vapruse värava suunas hakkama ja kui esimesed üritused pidas Pärnu kõik vastu, siis nüüd ikkagi rikošeti abil nad langema peavad. Levadia fännid on päästnud vahetussekkumise järel. Samuti siin kogemus, kui kogemusele tahetakse rõhuda, siis on Ken Kallaste, Brent Lepistu, Henri Järvelaid ja võimaluse pall on värava eest lahti, aga Jan Jakovlev paneb siit teise ära ja Puuku kõrrele pihast värava posti enam paigast minema, aga ei pea siin vahetustest pikemalt vestlema, sest Jan Jakovlev saab oma teise tabamuse 61. minutil kirja ja taha posti mees täiesti üksinda unustatud oli, sarnaselt siis avapoole Veensalu tabamusele ning ei ole mehel muud suuremat vaeva, kui pall lihtsalt võrku lüüa ja omad eduseis kindlustada. Nüüd saame kordusest ka seda olukorda täpsemalt. Schönning Larsen. Ja nüüd siin Bussaba üritatakse löögile mängida, tuleb rikošetist ohtlik löök ja maandub peale lööki ei ole tulemas. Reimo Madissoo. Uuesti Madissoo parema jalaga tuleb kuul ja väga ohtlikult tuleb, aga Valner on hetkel vahel ja pareerib. Ja nüüd on siin hoopis Levadial võimalus tulla 4-1 vastu ja see asi täielikult ära otsustada. Henri Järvelaid on palliga ja mõne mehe vastu nad on. Järvelaid vasaku jalaga ja see asi on nüüd otsustatud. 96. minutil lööb Henri Järvelaid oma vasaku jalaga selle kohtumise kolmanda värava Levadia kasuks ära ja on hea meel nii temal kui ülejäänud Levadia meeskonnal. Fännide seas taaskord tõmmatakse büro lahti ja see oli nüüd tõesti selline olukord, kus kui ikka 4-1 vastu tuled, siis on raskem eksida kui... Ja vilistab ka peakohtunik Janovits selle kohtumise lõppenuks. Pärnu Vaprus oli tubli ja võitles, mis ta võitles, aga Levadia ikkagi lõpuks jõuga võtab need 3 punkti ära.